jooksuharjumus tähendab see, et kus ja kui palju joostakse. Ja siis see on nagu esimene asi, kui palju, et jalatsid nagu selles mõttes niimoodi nagu tehakse, mida rohkem seal seda kraami erinevaid tehnoloogiaid on, seda rohkem ta peaks nagu vastu pidama, aga jooksujalatse vastupidavus ei tähenda seda nagu, kui nagu aastaid ta peab, aga kui mitu kilomeetrit ta nagu kestab sul jalas. Ja teine pool on ikkagi see inimese enda jalatüüp, sest jalatüübid on erinevad, inimesed ise on erinevad, alates kas või kehakaalust või siis kehakaal on üks asi, millega me selle jalatsile nagu iga sammul koormust peale taome. See on nagu selgelt üks ühele ja teine on siis see, kuidas jalg seal jalg jooksmisel käitub. Põhimõiste on see pronatsioon, mis kõik on kuulnud seda pronatsioon. Mis asi see on? Pronatsioon on sisuliselt on meie lihtsustatud meie enda jala loomulik amortisaator. Aga pronatsioon anatoomiliselt või füsioloogiliselt tähendab mingisuguse liigese sissepoole liikumine. Ja siis, kui me räägime nagu jooksu puhul pronatsioonist, siis on see hüppe liigese sissepoole liikumine. Iga kord inimene kõnnib, kindlasti on esimene asi, mis maad puudutab, on jala väliskülg. Ülekanna kõnnitakse. Jooksmisel see asi nüüd natuke muutub, aga reeglina sörgime, kergelt ülekanna, siis see liikumine suhteliselt sarnane. Ja nüüd, kui see esimene väliskülg puudutab maad, siis järgmine vastavalt siis pronatsioon on nüüd see liigutus siin. Ja kui see, et seda lööki summutada, siis jalg teebki sellise sissepoole liikumise või jala sisuliselt hüppeliigese. Ja see teeb selle, et see kogu see jõud, mis siit nagu tervest kehakaalust tuleb, suunatakse ikkagi nagu sellest hüppeliigesest otse nagu mööda. Ja nüüd sõltuvalt sellest, kuidas see pronatsioon nagu toimib, kui ta on nii-öelda normi piires, siis ongi kõik normaalne, et ta summutab selle löögi ära ja me saame rahulikult järgmisse sammu minna. Nüüd on kahte erinevat varianti, millele siis jooksja peab tähelepanu pöörama, suurema, kui on juba nagu keerulisem, siis peab võib-olla meditsiin nagu sekkuma seal, aga on nagu alapronatsiooni ja ülepronatsiooni. Alapronatsiooni, ehk siis kui seda pronatsiooni ei ole, seda esineb umbes 5% inimestest või siis kui jooksjatest. Siis on probleem see, et seda endal meil loomulik amorti ei ole, siis peab nagu, et me sellist sissepoole liikumist ei toimi, jalg on hästi jäik, jalavõlv on hästi kõrge ja seda saab nagu selle järgi endal nagu vaadatud mõni kõrge võlv, näiteks jala keskosa maad ei puuduta. Siis me võtame kõik löögid, maaga kokkupuutel tulevad, löögid tulevad, meil on alates põlv, puus, selge välja, et see on nagu probleem, mille vastu tuleb siis võidelda. Jalatsiga võideldaks, selle juhul pannakse talle paksalt alt, rohkem pehmendust juurde või siis seal erinevad tehnoloogia. Teine pool on siis ülepronatsioon. Kui seda sissepoole liikumist, seda amorti liiga palju, meie liigesed on hästi lõdvad või sellised jalaliigesed ja lihased. Amort on küll hea, aga seda liikumist on nii liiga palju nagu nii-öelda mitte selles suunas, kui me soovime. Ettepoole, et ta vajub nagu liiga sisse ja siis tekivad sellised ülekoormuse probleemid. Hüppeliiges põlv on inimesel nagu jooksel võib-olla suhteliselt kõige nõrgem nagu liiges, mitte otseselt kõige nõrgem, aga ta on kõige liikuvad ja esimene, mis tunda annab. Põlveprobleemid võivad ka puusani välja tekkida, kui seda liikumist on nagu liiga palju. Jalavõlv on hästi madal, see on nagu viide sellele, et kui on ülepronatsioon, siis lihtsalt see vajub lihtsalt nii palju siia alla, et kui palli jalaga näiteks vastu maad kujud, siis on see hästi lame see võlv. Selle asja meditsiiniline nagu äärmus on lampjalgsus, mis on sellest nagu väga lõdvast hüppeliigesest nagu tingitud. Ja selle vastu võideldakse siis jalatsi puhul sellega, et lisatakse sisekülje tugevust. Nüüd me võikski tegelikult minna näiteks jalatsi seinaga, kui ma räägin nagu üldiselt sellise Nike ideoloogia ära, kus need jalatsi valmistatakse.
vastavalt sellele, noh, see on see jalatüüp, ehk siis see pronatsioonitüüp on nagu esimene asi, kuidas nii-öelda jooksujalatsid liigitada. Noh, kui me jätame kõrvale võistlusjooksujalatsid, maastikujooksujalatsid, mis on nagu oma, noh, see suund, et kus me taga jookseme. Aga siis vastavalt sellele jalatüübile, siis liigitakse jalatsid, noh, kas on hästi pehmed jooksujalatsid, need on siis vaja nendele inimestele, kellel on kas jäik jalavõlg, ehk siis seda enda nagu seda loomulikku nagu amorti nagu nii palju ei ole. Noh, suures plaanis võtta, siis pehmendust on jooksujalatsil igal juhul vaja, olenemata nagu põhiliselt jalatüübist või sellest, kus me jookseme, kui palju me jookseme. See on nagu jooksujalatsi esimesed põhiomadusi on pehmendussüsteem, mida siis tagab see, et jooksujalatsi suures pildis näevad kõik ühesugused välja. Pealselt on nagu alustall, mis haakub pinnaga, siis on alati siin vahele selline kiht, mis pehmendab. See selleks, et igal sammul, millega maaga kokku puudub, on tegelikult päris kõva pauk, et seda hinnatakse, see on kuskil 3-5 korda sinu keha ka, võib korrutada seal füüsikaliselt, kuivõrd palju see keha peab nagu seda koormust taluma. Et noh, näiteks kõndimise ja jooksmise kõige suurem vahe on, mis on kõndimise ja jooksmise vahe? Kiirus ja noh, nii-öelda füsioloogiliselt, kuidas inimene liigub. Sammu kõrgus ja sammu kõrgusest tulenevalt on jooksmisel on hetk, kui me oleme mingid hetkel, me oleme mõlemad kõndimisel, meil on alati üks maaga kokkupuutepunkt. Jooksmisel tekib see, et tekib nii-öelda lennufaas. Ja sellest lennufaasist tulenevalt tuleb ka see maandumine, et iga asi, mis läheb üles, peab ükski asi pole veel üles jäänud, kõik tuleb korraga alla ja jooksmisel ma siis kui ma sammuga jalaga maandun, siis ongi vaja seda pehmendust. Ja nüüd siis vastavalt sellele, kuidas see jalg seal nagu käitub selle maandumisel, kas meil on nagu on see jalg on jäik, siis on vaja rohkem pehmendust, lisatakse lisapehmenduskihid siia, ehk siis mida paksema tallaga on jalad, seda rohkem on kas siis laskema kaalulistele või siis jäiga jalavõlviga, siin on nagu ekstreemne näide see Air Max, kus on siis hästi paksu talla maksimaalse pehmendusega või siis see Air Zoom Mero, mis on muidu võtame siit selle Vega, jah, siin pole võib-olla hästi näha, suurem number, aga see talla osa on ühesugune, siis siia on lisatud selline must vahekiht selleks, et jalad oleks veelgi pehme. Ja teine pool sellest, kui nüüd seda relatsiooni on liiga palju, siis tuleb selle vastu võidelda, et jalatsile lisatakse siseküljele tihedamad materjalid või siis mingid spetsiaalsed toestused, et takistada seda, kui jalg välisküljega puudutavad maad, siis ta hakkab sissepoole liikuma, siis tuleb pannakse siia toest midagi vastu. Et need on nagu kaks sellist nagu suurt suunda, kuidas jooksujalatsid valida ja kuidas neid nagu toodetakse. Ja nüüd kolmandaks, see on nüüd viimase võib-olla 10 aasta suur trend on see loomuliku liikumise jäljendamine, run natural, seal on ekstreemsusteni on välja mindud soki tüüpi jalatsid, Five Fingers näiteks, kus on veitsa nagu parvas jalatsid, et sul on ainult nagu selline kummist katte all, et see on olnud nagu väga-väga suur trend ja Nike puhul on see Nike Free kategooria, kus siis see jalats on nagu täiesti läbi lõigatud, et võimalikult vähem suunata nagu jooksmist, et jalg peab ise selle töö ära tegema. mis on väga hea mõte ja tõesti jalalihased nagu töötavad igal sammul, nad treenivad nii-öelda iseennast isegi igal sammul, aga sellega peab nagu hästi ettevaatlik olema, kindlasti nagu jooksutreeningute puhul seda kohe ei soovita, et see võib-olla kõigepealt kõndimiseks on ta väga hea, väsitab selle jala ära, et ta teeb nagu ta ise, ongi nagu treening jalale. Ja kui sellega juba nagu harjutud oleks, see jalg on igatpidi tugev ja treenitud, siis ta loomulikult on selliste lühemate taastusjooksudeks
ja sealt nagu selline seda väikeste jalalihaste nagu treenimisefekti suurendada, siis see free kategooria on nagu väga hea alternatiiv. Jala sees on üle 50 väikese lihase. See on siit maalt allapoole, et see on veerand meie kogu nagu lihas arvust, mis kogu kehas on, siis jalg on üks väga selline öelda meistriteos, inseneriteos, kuidas ta nagu käitub ja mis suunas liigub ja nii edasi. Et need on siis sisekülje toestusega, ehk siis ülepronatsiooni vastu võitlevad jalanõud ja siis alapronatsiooni lisapehmendusega jalatsid on olemas. Ja nüüd, kui veel nagu segasemaks teha, siis Nike kasutab ka 2 erinevat põrutuskindluse tehnoloogiat, mis oma käitumiselt on ka erinevad. Pehmendus on väga oluline igal juhul. Siis on kasutusel Lunar ja Zoom Air. Air on olnud kasutusel juba 70. aastate lõpus, 78 tuli kasutusel ja siiamaani kõige levinum põrutuskindluse tehnoloogia, mida Nike kasutab. Mitte ainult jooksualatsites, aga kõigi spordijalatsites, kus seda vaja on. Neid alasid on praktiliselt kõike, kus see põrutust jalale esineb, siis lisatakse see õhkpadi siia sisse. Õhkpadi muudab jalatsi kergemaks, sest ta on sees täiesti tühi. Siin on ta hästi näha. Ja siin on surve all spetsiaalne gaas. Kui see jala on kokku puutel, siis surutakse ta nagu kokku, siis see on nagu see pehmendav efekt. Ja siis kuna see gaas on siin korraliku surve all, siis ta taastab ka oma kuju kiiresti. Siis seal tekib ka selline kerge vetruvusefekt. Nüüd see on Max Air, siis see padi on sees tühi, Zoom Air on madalama profiiliga, ta mahub siia jooksujalatsi sisse ära ja ta sees on veel väiksed sellised kaproniidikesed. See oleks hea näidata. Ega meil õhkpadja näidiseid ei ole sul taga. Et tal on sellise niidikesed sees, et ta on madalama profiiliga ja siis need töötavad ka nagu selliste väikeste vedrudena, et see tagasilöök tekib siuke kerge tagasilöök ja ta lisab jalatsile vetrumust. Ehk siis see Zoom Air, kui see märk on peal, siis Zoom on selline nagu kiirusele kuidagi nagu aitav ja selline kategooria, mis tal on see pehmendus ka olemas, aga tal on veel ka selline vetruvusefekt, et seda kui ta jalas proovida, siis saad sellest hästi aru. Ja teine pehmendustehnoloogia on Lunarlon. Lunarlon on see materjal siin. Siis see on Lunar, on inglise keeles või isegi slaidi keeles kuu, ta tulnud sellest kuu peal kõndimise mõttest ja see on selline pehme vahtmaterjal, mis oma vaht vajub kokku, aga siin on antud kõvasti tehnoloogiat ja arendus sellele, et ta ei kaotaks oma pehmendavaid omadusi, et ta ka ikkagi taastab oma kuju pärast seda, kui me oleme talle surve peale pannud, aga see kuju taastamine või see tagasilöök, seda ei saa nagu löögina võtta, et ta on nagu pigem rahulikum, pehme, mugavam. Et Lunarlon jalatsid on, Nike kasutab endal nagu jooksu kategooriates veel sellist kategoriseerimist nagu run fast, siis kiire, kus on see Zoom Air ja siis on run easy, kus on siis palju selliseid Lunar kategooria jalatsid, mis on nagu siuke mugav, nagu Ameerika autoga suurega sõidaks, et ta on nagu hea, mugav, pehme, siuke võtad, kas pikemat jooksu tahad teha nagu rahulikuma tempoga või siis taastavamaid või alga, kes on esimesi samme nagu jooksus teeb, et siis see Lunar on võib-olla nagu natukene kuidagi turvalisem ja selline kaitsvam, selline suund. Kaks tehnoloogiat nagu käsikäes käivad. Et ei saa öelda, et üks on parem kui teine, nad on väga teistsugused. Kui ma olen nagu aeglasem jooksu, siis see Lunar võiks olla nagu õigem või? Võiks, jah. Aga jooksualatsises tuleks nagu alati proovida jalga, kuidas ta nagu tunneb, et see esialgu jah, see aeglasem,
jooksukiirus sõltub ka paljudest teguritest, et see võib-olla ma lihtsalt nagu alustan, teisel ongi nagu aeglasem nagu jooksusamm, kellele see lunar nagu paremini sobib. Võib-olla kiiruslik potentsiaal on jälle kuskil nagu sees, siis võiks jälle proovida nagu teist. Et ega üldiselt nagu jalatse valikul on nagu sellised suunad, teades oma nagu jalatüüpi ja jooksuharjumusi, kus ma jooksen, saad sa mingisuguse suuna kätte, aga siis lõpuks tuleb see jalatset ikkagi nagu jalga proovida. Ja tavaliselt nagu inimene, tundemaailm on nagu keeruline, aga see, mis nagu jalas alguses nagu tundub parem, reeglil nagu on ka kõige parem endal nagu treeninguteks valida. Kui ta nagu täiesti teisest maailmast. Et ma hakkan asfaldil jooksma maastikujalas, tundub nagu kõige parem, et siis see ei ole nagu mõistlik. Kui ta on nagu muus mõttes nagu klapib, siis tasub seda teha. Kui nii-öelda värvi järgi valida, siis kõigepealt valige jalats ja siis tõmmake teised asjad nagu selle jalatse värvi järgi. See on nagu ükskõik kui palju me jookseme, kus me jookseme, jalatse peal me jookseme nagu kogu aeg. See on nagu esimene asi jooksu kogu varustuse valikul. Kaua üks suss vastu teab? Hästi palju sõltub jooksest, kui tihti ma jooksen, kus ja nii edasi. Et siuke rusikareegel ütleb 1000 kilomeetrit. Aga see on ka nagu pluss-miinus. Ja muidugi sõltub palju jalatsist. Kui ta on nagu võistlus siuke hästi kerge, siin praegu valikus võib-olla ei ole, võib-olla see ikka see lunar tempo, siin siuke kiirustreeningute jalatset. Tõesti, kui ma siin ei ole seda muutuda väga palju, seda materjali, ainult see pehmendus ja hästi kerged pealised, siis ta läheb seal võib-olla 500-700, aga esimene asi, mis jalatsile ära võisid, ta võib olla pealt teha täiesti terve, mitte midagi ei ole, aga see pehmendusmaterjal, mis siis, et siia pannakse kõige rohkem raha, kõige rohkem aega, kõige rohkem tehnoloogiat siia jõuda talla sisse, et ta peab sul vastu pidama selle võrrutuskindluse, siis see ikkagi nagu väsib ära. Esimesena, et sa tunned, et ta enam ei kaitse lihtsalt mind enam. Pealt vaadates terve ilus värv on ka veel nagu puhas, aga ta ei kaitse enam jalga, sest jooksujalatse ja üldse ükskõik millise spordijalatse esmane funktsioon on kaitsta mis selle tegevuse juures. Mida ma teen siis vastu, mis spordijala ma harrastan, see on ta nagu esimene ülesanne. See hakkab kaduma, siis on suurenevad riskid igasugusteks sportlikeks vigastusteks. Soovitus on niimoodi, et number võib-olla natuke palju, võib-olla maratoniks võib-olla tõesti, jah. Number, see tähendab 1 sentimeeter. Jalatset tuleks proovida niimoodi, et kui me paneme ta jalga, alati proovige mõlemad pool paari panete vasakut, et jalad on mõnevõrra erinevad, kuidas tundmus on. Paelad kinni ja siis peab, mitte nagu ei lükka varbaid konksu, aga varvas on ees otsas, siis peaks nimetes sõrm minema siia kanna ja jalatsi kanna ja siis enda kanna vahel. Suht tihkelt, aga ta peaks siia ilusti ära mahtuma. Siis see on see selline 0,5 sentimeetrine reserv, mis nagu igapäevaseks treeninguks on piisav. See on natuke individuaalne, selle tunnete võib-olla siin enne maratonini minekut ära, et see kui palju see jalg paisub selle treeni jooksul. Aga 0,5 sentimeetrist enamasti peaks piisama, on ekstreemsed, kes on tõesti 1,5 numbrit suuremad jalatsid nõuavad. Küsimus on selles, et kui see osa, mis meil kehas tööd teeb, see saab kõige rohkem verd. Ja tänu sellele seda verd sealt nii palju nagu läbi jäib, siis iga asi paisub. See võib ka mingid termilised tegurid, kui jalg soojeneda, siis ta lihtsalt paisub ja siis ei mahuta sellesse varalisse jalatsesse ära. Aga jah, 0,5 sentimeetrit miinimum, aga tavalistest. Klassikaline treeningalats on selline 8-10 millimeetrit siirtu tõu, et sellise klassikalise treeningalatse on suhteliselt sarnast, natuke oleme nagu brändist. Sellel nagu lunar tempol peaks olema 6, meil on andmed päris käepärast, aga seda nagu tunnete ära, et mida võistluslikumaks jalas tehakse, siis seda vähem on selle kanna ja päka kõrguse vahelisest erinevust.
offset'iks inglise keeles, kirjandusest võib seda näha või. Ja kui on täielik nagu võistlusjaots, niisugune maratonisus, siis on, ta nimetas seda race flat, eks ta ongi flat, et see kukkumine on 0 millimeetrit. Ja siis nendel free tüüpi jalatsitel, eks run natural, nendel on ka see madalam, et siin on 4 millimeetrit, see on nüüd free 5.0, neid on ka erinevate numeratsioonid, mida väiksem number, seda rohkem ta jäljendab seda paljajalu liikumist, meil on 3, 4 ja 5, et 3 on ka praktiliselt, ongi vist flat, et see on, siin on 6, 4-l on 4 ja siis 3-l äkki oli 2 ikka. Aga see on jah, mida kiiremalt me tahame, siis seda nii-öelda see kannapäka vaheline kõrgus läheb järjest väiksemaks, sellepärast, et nii-öelda kand ei hakkaks segama meie kiiret liikumist, et mida kiiremaks jooks läheb, seda rohkem ta läheb päka peale. Kui me treenime rohkem kui 4 korda nädalas jooksmist, ühte asja, siis võiks omada paralleelselt 2 paari jooksualatsit. Et võistlussussi kui vaja ei lähe, aga kui me teeme ikkagi regulaarselt trenni, siis on selleks, et nad kestaksid paremini, soovitud omada nagu 2 paari, sest nagu inimenegi vajab taastumist, siis vajab ka jalats, mida tehnoloogiliselt on, seda rohkem vajab ta taastumist juba selleks, et kas lõplikult nagu ära kuivada meie kliimatingimustes jookseb. Ja siis ka need materjalid, et nad oma esialgse kuju taastaksid, võtab nagu selline 24 tundi aega, et korralikult ära kuivab. Ükskõik milline spordivarustusega meil tegemist on, jalatsi eriti välja minnes, et ta oma omadused kõik nagu ära täidaks, mind kaitseks, peab olema puhas, terve ja punt. 3 asja. Hoolduse puhul peaks tähele panema. Aga jah, aeglane, see aeglane on nagu väga hästi suhteline, et aeglane on see, kes jookseb 5 minutit kilomeetril või on nagu mingites seltskondadest on 3,5 näiteks, 3,5 minutit kilomeetril on ka juba nagu aeglane, et see... No Leibo on kiire, sellest me oleme aru saanud. Jah, ütleme jah, tõesti alla 3 tunni jooksed maratoni, siis sa pead juba valima sellise kergema jalatuse. Mina jooksen praegu tead sinna mõnusalt niimoodi 3,5 kanti, siis ma võin praktiliselt võtta siit, mida tahan. Ja sealt veel nii-öelda nagu esimesed sammud, kui ma jooksen veel sealt allab, kui veel kauem seda maratoni, siis on olulisem see, et oleks mugav. Sest siis mul mängivad nagu rolli paljud teised faktorid. Kuidas ma muidu kestan, kuidas ma tunnen ennast, et ta kuskilt nagu hõõruma, et see väike kaalufaktor, on muidugi nagu oluline, aga see tuleb seal ikka kaugemast nimekirjas, on olulisemad asju.